Kõlas poolaja avavile. Ramses on saanud palli, mõlemad robotid said palli, aga Ramses juhib 1-0. Nii, nüüd siis juhib Ramses 1-0, 1-1 on seist Palmer. Ja nüüd neid väravaid tuleb mõlemad pooled nii palju, et mina isegi antud hetkel teile seda täpset skoori ei oska kommenteerida. Igal juhul ma tean, et Palmer on löönud 2 väravat. Palmer on löönud 3 väravat. Nii, Ramses lõi vindiga palli ja pööras see palli siis enne väravat ära, aga toimetati see niimoodi sinna värava joone peale. Selgub, kas see värav loetakse ära või mitte. Ma lähen autosse. Ja väljakule on jäänud veel 1 pall siis värava nurgas ja teine pall siis ühe värava lati all, mis ei ole ka loetud veel väravaks. Nii, antud hetkel on Ramses natuke segaduses, sest tema jaoks on kõik pallid juba väljakult läinud. Ja Palmer siis mängis ühe palliga natuke nurgas, aga nüüd on 2 minutit poolte vahetuseks aega. Nii, ja tundub, et kui kohtunikud kinnitavad, siis 5-4 võitis Ramses selle poolaja. Ja kõlas teise poolaja avavile. Palmer on leidnud palli. Ja sama tegi ka Ramses. Ramses juhib 1-0. 2-0 Ramsesele. Nii, ja nurgas olevad pallid või servas olevad pallid ei ole võib-olla kõigest meelsamad robotitele. Palmer ja Ramses said mõlemad ühe palli. Ramses realiseeris selle väravaks, Palmeri löök läks natukene mööda. Nii, kuna robotid on võimsad, siis peavad kohtunikud jälgima ka seda, et robot väljakut ära ei suudaks lõhkuda. Kõlanud on vile. Nii, ja nüüd toimub siis kohtunike vahel arutelu, kumb on võitnud ja tuleb välja, et Ramses on selle kohtumise võitnud. Aplaus mõlemale robotile. Teine poolaeg on alanud. Madistaja pall, N9 samuti pall käes. Madistaja blokib. Ja väga ilusti pööras Madistaja ümber N9 boti. Viigeline seis. 1-1 on seis. 2-1, Madistaja juhib 3-1. 3-2, 4-2. Nii. 4-3, 5-3. Nüüd Madistaja vaja veel 1 pall saada. Ja tõepoolest suutis Madistaja ka selle palli ära lüüa. Nüüd viimane pall on veel lahtine. Selle N9 bot kätte saab ja ka väravasse toimetab. Ja läks Nevel pall. Esimene värav Nevel jaoks sees. Küll mööda. Mägar kaitseb väga hästi. Aga Nevel lööb palli kiiresti ära. Napsab palli Mägrast ära. Nüüd läheb andmiseks. Ja toimus siis heitlus kahe roboti vahel. Nevel pall. Esimene värav Nevele. Ai mööda. Teine värav Nevele. Jällegi keskväljakul kohtumine. Nii, aga nüüd
ja teise poolaja on võitnud ka Neve, mis sellest duellist selgub siin siis 4. parim. Praegu on siis parimateks olnud Neve, Peeter ja Madistaja ja kas neile lisandub siis Palmer või ja poolaeg on alanud. Palmer kasutab robotjooksu taktikat, N9 aga pall hangus. Mõlemad löövad aga mööda. Palmeril esimene värav. 1-1. 1-1 on seis. Palmerile teine värav. Kaks. Nii, Palmer väga strateegiliselt ajab palli enda vastase väljaku poole peale. Nii. Palle nii palju, et ei suuda kohe otsustada, millist neist kohe võtta. Kolmas värav. Viigiline seis endiselt. Nüüd võib olla Palmeril eelis, kuna pallid kipuvad talle lähemal olema. Värav Palmerile. Ja vaadake, kui põnev on ikkagi robotite jalgpall. Ainult väravaid lüüaksegi. Ei söödeta niisama ega mökutata niisama platsi peal, vaid ainult väravaid. Keegi ei taha kaitsta ka ja ainult ründaks ja lööks. 3 palli jäänud, nii, N9 pall. Palmeril ei ole palli. Aga nüüd. Palmeril oli paar mängijat sõna öelda N9-le. Ja vile on kõlanud. Nii ja tuld. N9 pall käes, mõlemal Palmeril ka pall käes, Palmer teeb värava esimese. N9 teeb värava. Ja nii minna mööda 2-1. Palmeri värav, viigiline. N9 võtt läks juhtima 3-2 siis seis. Neli 3. Ja nüüd kas tõesti saavad jälle mängijad kokku, nii ja N9 suunab Palmerit õiges suunas vähemalt. Nii ja tegemist on siis äärmiselt tasavägiste robotitega. Nii, N9 sai. N9 sai napilt Palmerist palli ära. Aga mööda. Ja nüüd viimane pall. Kas Palmer jagab ära? Ja N9 võtt on selle palli väravasse löönud. Valmis. Ja kõlas poole avavile. Peetril pall käes, Madistaja blokib. Hea taktika Madistajal värav, aga viiki jääb seis. 1-1. 2-1. 2-2. Peetril värav. Madistaja värav. Väravaid lüüakse tõepoolest nii kiiresti, et enam ei suuda jälgidagi, et kumb pool neist juhtimas on. Mõlematel pall. Ja Peeter suutis täpselt posti lüüa viimase löögi. Madistajal 5 palli sees. Ja 6 pall Madistajal sees. 6 pall ka. Viimane pall. Peeter leidis ülesse. Madistaja ei jäta seda nii lihtsalt. Ja Peeter lööb selle palli ära ja poolaeg on lõppenud. Peetri võistkond on valmis.
ja madistajatel on veel jäänud siis natukene alla minuti enda robotit seadistada. Mõlemad robotid on valmis, kõlas teise poolaja avavile. Nii, Peetril on, madistajal on. Peeter teeb esimese värava. 1-0, 2-0. Madistajal värav. 2-2. Madistaja jäi nüüd natukene kinni sinna. Ja natuke jäi toppama, loodame, et ta suudab välja tulla. Peeter seni igal juhul läheb juhtima, hetkel väljakule otseselt kahjustusi ei tehta ja sellepärast kohtunik ei ole ka peatunud mängu. Ja samal ajal on Peetril võimalus minna ja võtta see võit. Peetril aga 5 palli juba sees. Nii. Madistajal läheb veel natuke aega. Siin väljaku ääres on küll tunda pinget, kas praegu suudab siis madistaja ennast kokku võtta ja kolmandas voorus võidu ära võtta või on Peeter siiski tõepoolest tugevam. Nii, tundub, et madistaja on saanud valmis. Nii, madistajal pall käes, Peetril pall käes. Mõlemad keerutavad ja mõlemad on, tundub, et üksteisel ees ja sellepärast ka ei suuda palli ära lüüa. Siiski on seis nüüd viigiline 1-1, 2-1, 2-2 ja jällegi madistaja on nurka kinni jäänud. Peetrile värav. Ei liigub liigune. Nii, ja võitjana on väljunud siis Peeter ja madistaja pidi paraku siis tunnustama Peetri ja kõlas esimese poolaja avavile. Nevel pall ambus, esimene Nevele, teine Nevele, kolmas Nevele, esimene enne 9-le, Nevel 4. pall sees. Enne 9 teine. Ja Neve on löönud 5 palli sisse, piisab veel 1 väravast. Ja seda ta ka teeb ja võtab, nopib ka viimase palli ära ja lööb sisse. 1 pall on jäänud veel. 1 pall on veel. Tormab enne 9-st mööda, mina lähen ja löön värava. Nii, ja pool sai väga kiiresti läbi, toimub poolte vahetus ja teine poolaeg on alanud ja mõlemad sööstavad pallide poole. Enne 9 teeb ilusa kaitse. Neve aga ei lase ennast heidutada. 2-1, 2-1 siiski juba. 2-2. Ja Neve juhib kohtumist. Nevel 5 palli sees. Enne 9 teeb värava. Nevel 6 pall sees. Ja viimane pall. Ja Neve võitis. Ja Robotex 2011. Ja mõlemad robotid on valmis. Ja võitlus finaali koha pärast on alanud. 1-1 on seis.
2-1 Madistale, 2-2. 3-2, 3-3. 4-3. 4-4. 5-4. 5-5 ja nüüd 6-5 väljus sellest kohtumisest võitjana Neve 2. Toimub poolte vahetus. Sama on ka Neve 2. Ja teine poolaeg on alanud. Mõlemal robotil pall ambus. Madistajad juhivad 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. 3-3, 4-3. 5-3. Kes saab palli? Üks pall väljakul. Ja kui ma ei eksi, siis 6-4 on hetkel seis. Madistaja omastas selle palli. Madistaja on võtnud kaitsepositsiooni. Seda palli ta ei anna nii kergesti ära. Ja selle poolaja võitis Madistaja, ja algas kolmas otsustav voor. 1-1. Madistajale pall 2-2. 3-2 Madistaja, 3-3. Seis viigiline. 4-3. 4-3. 4-4. Ja lähebki heitus viimase palli peale. Kes jõuab enne? Ja tundub, et Madistaja on leidnud palli enne ja saanud ka selle kätte. Neve kaitseb. Ja kaitses ära esimese korra. Madistaja sai kiiresti palli. Ja ei suuda Neve palli leida hetkel Madistaja ja lööbki selle väravat. Finaali läheb Madistaja ja Neve 2 on saanud Robotex 2011. aastal 3. koha. Just nii. Siia peaks nüüd tulema. Madistaja Peeter, Madistajal esimene värav. Peetri teine värav. Vabandust, Madistajal teine värav, Peetri esimene värav. Madistaja kolmas värav. Madistaja sai palli. Värav. Peetrile värav. Madistaja sai selle raske nurgapalli ka, kuid mööda lõi. Madistajale värav. Madistajal 6 palli sees. 7 palli sees. Poolte vahetus läks käima. Peetril pall lööb Madistajal sünkroonselt viigis. Madistajal teine läks mööda, Peetril aga esimene värav. Teine värav läks juurde. Võitlevad palli pärast. Madistaja napsis Peetrilt palli. Põrkes teine pall. 2-2 praegu. Madistaja blokib Peetri lööki. Madistaja proovib uuesti. Lööb värava. Peetri eest läheb, võtab palli, mis äratas Peetri ellu uuesti. Peeter on segadus, Madistaja väga agressiivne mängija, aga nüüd Peeter napsas palli. Ja teeb Madistajale tagasi. Nüüd napsas Madistaja palli, mõlemad lollitavad üksteist.
Madistaja teeb triki ja pöörab järsku ümber. Üks pall veel jäänud. Peeter hoiab kindlalt palli. Ei anna nii lihtsalt seda Madistajale. Ja Madistaja tuleb löögile. Nii Peeter kui ka Madistaja on palli saanud. Peeter küll tulistab mööda, Madistaja läks juhtima. 2 väravat Madistajale. 3 väravat, Peetril esimene värav. 4-2. 4-3. Väga tasavägine, väga tasavägine. 5-3, 5-4. Nii, ja tundub, et plats on puhas ja tuleb välja, et Madistaja on löönud 6 väravat ja Peeter 5 väravat. Toimub poolte vahetus. Ja nüüd kallis publik, elame kaasa, teeme häält, see on väga otsustav. Ja 1-1 on seis, kõik on veel lahtine, 2-1 Madistaja juhib. 2-2, 3-2. 4. Väga raske on neid väravaid jälgida, sellepärast et mõlemad robotid on kiired ja tundub, et Madistajal on väike viperus. Ei tohi tulla väljakule, noh. Kärsa. On tunda kärsa haisu. Ja 4-3 oli selle vooru seis. The problem is everybody, they keep trading who wins. 2 minutit on aega, et Madistaja jälle vormi saada. Madistaja came from the middle ring ja kärsa haisu. From the, well, different ring. So it has to prove many times that oli seda pinget tunda ja loodame, et sellele pingele ikka vastu peab. Because Peter got directly to the finals, but Madistaja lost. Is this for first place or third place? First place, so these are the deciding finals. So the college got first and second place. And third also. So we are getting all 3 places. All 3 places, definitely. Peeter on valmis. The N9 or something is on 4th place. So these are for finals. So we are. Peeter on ennast täna näidanud siin väga suure sellise kindlusega, töökindlusega just ja kui Madistajal on enne probleeme olnud, on ta küll kiire osav, aga on tulnud ette tehnilisi viperusi, siis Peetril mina täna veel kohanud, seda ei ole. Interesting. What burned out now? Did you also felt the smell? Something burned out on Madistaja. Läks käima. Ja alanud on otsustav voor. Madistajal pall, Peetri pall. 1-1, 2-1. 3-1. 4-2. 5-2. Nii. 5-3. Madistajal pall. 6-3. 6-3. Pall on veel jäänud, vaatame kuidas lõpeb. Võistluse lõpuni. Peetri pall. Ja kas tuleb? Nii ja Madistaja läheb, võtab selle palli ära Peetrilt. Nii. Palli pärast käib tugev heitlus. Kas Peeter saab selle kätte ja lööb viimase värava ise ära? Nii, Madistaja silmas palli. Madistaja võtab palli. Teine koht kuulub siis Peetrile ja tema meeskonnale ja Robotex 2011. aasta võitja
on robot Madistaja.